Ott Tänak oli vaieldamatult Portugali MM-ralli kõige kiirem mees, kuid paraku võitis ralli Sebastian Ogier, kes edestas lõpuks Ott Tänakut 8,7 sekundiga. Tänak omakorda oli 3,5 sekundiga kiirem soomlasest Kalle Rovanperast. Ott Tänak valitses ralli esimest ja sisuliselt ka tervet teist päeva ja ka kolmandat päeva. Saatuslikuks sai siis laupäeva õhtune roolivõimendi purunemine, mis röövis talt väärt sekundeid. Terve pühapäeva näitas Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga väga kiireid aegu ja võitis siis pühapäeva arvestuses maksimumpunktid ka punktikatse võidu, kuid sellest kõigest jäi ikkagi ralli kokkuvõttes võitmiseks väheks. Kuulame nüüd kõigepealt, mida Ott ise ralli kokkuvõttes rääkis. Nii, Ott Tänak, võib ütelda, et seal nädalavahetuse kõige kiirem mees, aga ebaõnn röövis võidu, võib nii ütelda. Lõpuks eks meil kõigil on õigus oma arvamusele ja me võime siin arvata kõike, aga suures pildis minu jaoks positiivne nädalavahetus. Esimene päev ei olnud võib-olla veel liiga hästi, aga eile teisest katsest alates tegelikult autos oli rütm ja tunne okei, et saime selle auto sõitma nii nagu Portugalis vajalik ja ma ütleks, et sealt edasi meie poolest okei. Aga tänane päev ka ikkagi selge valitsemine, et kui see eilne ebaõnn võib-olla korra võis meeleolu alla viia, siis see tänapäev näitas ka, et kiirust on ja ütleme, see auto saab sõita siin. No ma ei tea, ma ei oska öelda, ma pean siis endast ülim vormis rääkima, ma ütleme, et ei ole huvitatud seda väga tegema, et ralli on niisugune tänamatu ala, kus ei otsusta ainult kiirusega, ei otsusta ainult vastupidavused. On vaja paketti ja kõik võivad kiiruskatseid võita, aga sellepärast nagu näha ei saa veel rallit võita. Kas see oli mingi oluline seadistuse muutus, mis sa tegid seal eile hommiku või sa kuidagi kohendasid oma stiili vastavalt nende oludele, sa leidsid, kuidas peaks sõitma või milles see positiivne krõks seal käis? See oli seadistuse muutus. Kas sellest muutusest nüüd on kasu ka näiteks Sardiinia ralli vaates või selle jaoks peab täiesti uued võtted autole leidma? Ei oska öelda, ei ole selle autoga Sardiinias kordagi meetritki sõitnud. Et eks ajalugu on näidanud, et see aken, kus auto töötab, on võib-olla kaunis kitsas vahest, aga jah, eks lootus on alati, et ta toimib seal, aga eks Sardiinia on ikkagi väga erinev karakteristika ja pinnas ja kõik muu, et mis lõpuks on, seda näeb ainult rallil. Aga emotsionaalselt see nädalavahetus ikkagi annab tervele hooajale uue hingamise võib-olla ja kruusarallid on tulemas ka, et veel järjest, et mis sulle sobivad, et saab siit hea tundega iseenesest edasi minna. Me oleme täpselt nii tugevad, kui on meie kõige nõrgem lüli ja hetkel meie need nõrku lülisid on oma jagu, et eks näis. Ma arvan, et hetkel on ikkagi mõistlik veel pea maas hoida, et nagu näha, siis tööd on oma jagu selleks, et terve ralli kokku panna ja edasi on tulemas ka ainult väga karmid kruusarallid, et Sardiinia ja Kreeka, et seal midagi lihtsalt ei tule, et kindlasti on vaja vastupidav olla. Nagu kuulsite, on Ott Tänak väga tagasihoidlik mees ja ei taha ennast liialt kiita, aga kõik, kes suudavad numbrite ja kiiruskatsete aegade maailma natukenegi süveneda, saavad aru, et Tänak oli siin kõige kiirem ja ta leidis sellele autole sellise seadistuse, mis oli ka Toyota tiimile ja sel hooajal väga hästi toiminud Toyota autole Liiast. Nüüd jääb oodata Sardiinia MM-rallit, mis on juba peatselt juuni esimesel nädalavahetusel ja saame siis näha, kas needsamad seaded või samad võtted aitavad Tänakut ka Sardiinias ja juuni lõpus Kreekas. Kõik need on auto jaoks väga rasked rallid ja tingimused on väga-väga keerulised. Kuid üks on ikkagi selge ja see on väga positiivne, et Ott Tänak on võimeline, kui tal vähegi auto toimib, võimeline Toyota meestega võidu sõitma ja MM-sarja arvestuses võib veel minna väga-väga põnevaks. Seda enam, et siin Elfyn Evans, kes on MM-sarja üldliider, suuri punkte ei saanud, ei olnud tal siin õiget kiirust kohe algusest peale ja vahe temaga kõigil teistel vähenes. Nii et jääme põnevusega ootama. WRC 2 sarjas teadupärast osales 2 meest, kes lõpuni sõitsid. Kolmas mees Robert Virves katkestas pärast avapäeva. Ainus
ainus mees, kes siis päris lõpuni jõudis nii-öelda ausa sõiduga oli Romet Jürgenson, kes sai WRC2 arvestuses 11. koha ja kuuleme nüüd, mida tema sellest rallist arvas. Romet Jürgenson läbi selle Portugali ralli oleme mitu korda rääkinud ja jutt on ikka sellest, et pead siin õppima ja harjuma ja nüüd on see ralli õnnelikult lõpuni jõutud, auto terve, ise tipp-topp, et kas siis sai nagu järjekordne ülikooli kursus läbitud või? Tundub nii, et selles suhtes on ikkagi hea meel, et oleme lõpus ja mis seal salata, reede oli ikkagi selles suhtes šokk, et see tase siin on ikkagi midagi uut, et kõik põhimõtteliselt teed 20 kilti katset ja pead iga kurvi sõitma perfektselt, et saada mingitki aega. Ja ma arvan, et see kontrast, mis nagu reede versus täna on päris suur, mis on hea ja positiivne, et saime üsna heaks juba. No sa oled arvutimängu taustaga sealt tulnud, eks ole, et kui palju näiteks see Portugali ralli, mis siin koha peal, sa ütlesid, et on väga keeruline, eks ole, see sarnaneb siis sellele, mis sa seal nii-öelda ekraani taga oled näinud või on seda üldse võimalik sedasi tajuda, et siin see on ikka hoopis teine maailm? Ei, see on selles suhtes ikkagi teine maailm, jah, aga kõigepealt teeme selle selgeks, et tegelikult on kõik noored on mänginud. et ma arvan, et Robert on, Jasper on, Georg on, et päris ei ole mina ainuke, kes mänginud on neid mänge. Aga jah, Lusada, et kunagi olen ka mingis mängus sõitnud, nii et tulevad tuttavad ette mingid kohad, saad mingid referentse luua justkui, sest sul tulevad mingid sektsioonid meelde. Aga selles suhtes ei seal midagi võrrelda ei saa. Ja ma seda mõtlesingi, mitte see, et sina üksi oleks sõitnud, vaid just ongi see, et kui palju see reaalsus ja tegelikkus, et sa oled võib-olla väga hea mees seda lihtsalt nagu võrdlema, et kuidas need kokku klapivad. Aga milles see raskus siin Portugalis kõige rohkem sinu jaoks siis väljendub? No ma arvan, Parede see katse on hea näide, et seal olime sõitnud juba shakedowni, mingid lõigud olid shakedownis sees, ehk siis ma läbisin mingeid lõike juba 4. korda ja tegelikult ka see katseaeg näitab, et sellest ka tuli see enesekindlus, et ikkagi sul on mingisugune teadmine, sest need pidurdusmaad ja kõik asjad on nagu nii maksimumini viidud seal tipus, et täpselt aru saada ja mingit aegagi sõita, siis sa pead lihtsalt natuke neid teid teadma. Sa olid WRC2 arvestus 11. See koht kohaks. Kui palju sa ise nüüd nagu jälgisid, et mis see tulemus on siin rallil või siis see, et sa saaks tervelt lõppu? No ütleme, tervelt sa lõppu said. Kui tähtis see tulemus ja koht sinu jaoks olid? No see list oli nii pikk, et selles suhtes mingid reaalselt head tulemust siit saada oli niikuinii veidi ebareaalne. Et pigem on ikkagi kogu see aasta tegelikult progressi peale üles ehitatud, ega jah, Rootsis oli vähem autosid, suutsime seal juba 7. sõita, et selles suhtes kunagi see koht nagu täpselt ei näita, et pigem on kaotus esimesele, mis jällegi selle ühe katse peal juba suutsime saada väga okeiks, et Lube ei saanudki nii heaks tegelikult, et selles suhtes positiivne. Et pigem võib öelda, et sa oled selle ralliga rahul, ütleme just selle tulemusega, mis sa enda jaoks siit said? Ja ma arvan küll, et tuleb olla, eks nüüd tuleb selles mõttes tööd teha, et suuta kogu see pakett nagu kogu nädalavahetusele peale kokku panna, et selle igiliikuri tempoga, mis me reedel tegime, et seda tuleb tulevikus välitada. No tegelikult väga raske ralli Sardiinias ootab kohe ees, et väga väike vahe on ka, et kuidas sa nüüd selleks ralliks jõuad ja saad valmistuda? Tegelikult lähme veel vahepeal siit otse UK-sse, et seal sõidame ühe kohaliku ralli ka veel asfaldi peal, aga ma usun Sardiinias ikkagi, nagu ma ütlesin, siis võib-olla alustada juba ikkagi veidi kiiremalt, et mitte nii palju enam aega endale võtta ja siis juba mingid katsed võib-olla on sealt tuttavad ka, kuna eelmine aasta seal sõitsime, et mis on hea, et vaatame, kuidas see läheb. Iseenesest on ka väga raske ralli, nii sõitjale nõudlik ja autole ka, et ütleme niisugused, jätame selle vahepealse UK ralli nagu kõrvale, et siin on nagu väga rasked rallid on nagu järjest tegelikult, et kuidas sa nagu sulle ka ütleme füüsiliselt ja vaimselt need niisugused rasked rallid mõjuvad? Reede oli jah, siin Portugalis ütleme päeva jooksul oli saanudki aru, aga pigem võib-olla järgmine hommiku üles ärkasid, siis said aru, et energiat põhimõtteliselt ega väga ei ole. Et eks tuleb oma trenni edasi teha ja selles suhtes ei olnud ka midagi nüüd liiga ulmelist, et saime ikkagi hakkama, oleme siin ja ühes tükis pea ei valuta isegi, et selles suhtes on hea.
WRC2 arvestus Georg Linnamäe näitas ka päris häid aegu täna, aga kuna ta sõitis superralli süsteemis, siis ta ammugi kõrgetele kohtadele ei jõudnud. Junior WRC sarjas tegi kaasa Joosep Ralf Nõgene. See oli tal pärast pikka pausi esimene ralli ja eks see andis tunda. Lõpuks 6. koht, kuid ütleme, suurde mängude all sekkuda ei õnnestunud, sõitis pidevalt seal 5., 6., 7., 8. aegu. Vaatame, mida tema selle ralli kokkuvõttes rääkis. Sõidu, või ütleme, endast ma ikka ootasin rohkemat, aga ma arvan suhteliselt ruttu seal reaalsus koputas, et kui me tuleme 40 kilomeetri testi pealt ja proovime siin poistega võidusõitma hakata, kes on tõmmanud terve hooaja MM-i kaasa ja teised, kes on sõitnud mitu rallit ette, et siis ongi keeruline, et isegi kui need teed mulle osaliselt olid tuttavad, siis autoga nii-öelda auto usaldamine ja see, et ma lähengi rööpas ja nii-öelda suudan seal suruda, et seda enesekindlust mul täna ei olnud ja ütleme nii, et ega meil esimene päev oli palju probleeme piduritega ja teine päev esimene luup, siis meil oli radikas katki, nii et eks probleemid kimbutasid ka, aga ega ma väga rahul ei ole, aga ma arvan, et see on täna parim, mis me suutsime teha. Aga tundsid siis, et kogu aeg iga ringiga kiiruskatsega see selline sõidu, mitte oskus, vaid selline sõidutunnetus tuleb ja paremaks ja paremaks? Ja eks ikka et iga kilomeetriga see enesekindlus kasvas, et mingid asjad mulle ei meeldi selle auto juures, mis on nii-öelda selle fikseeritud seades kinni, aga samas teised suudavad sõita, et eks tulebki ennast nii-öelda ümber õpetada, harjutada, et aga ei. Oleks, ma arvan, ühe ralli ette saanud sõita, mis meil algselt plaanis olid, oleks nagu märksa teine pilt olnud. No, sõitsite seal tagapool, need juuniorid kõik koos nagu oma rallit, et kui hullud tingimused seal teie jaoks olid, vanasti junior WRC autod olid nagu väga nõrgad, nüüd praegu need ralli 3 autod on ikka tiba tugevamad, et kannata sõita seal taga? Ja ei, need on ikka üllatavalt tugevad autod, et pole midagi öelda, et olgugi, et meil nagu radikas läks ka ühest kompressioonist, aga ma arvan, see oli puhas ebaõnn lihtsalt, aga jah, ütleme, mingi katsed, ütleme, see reedene päev ei olnud nii hull, kui me nagu arvasime, et see võib olla, mis nagu taktikalist alguses mõtlesimegi, et võtame nagu rahulikult, et ju kõigil hakkavad rehve minema ja nii edasi, aga tegelikult ei juhtunud mitte midagi, et see oli nagu väike altminek, aga jaa, need autod on ikka üllatavalt tugevad ja see on jälle kogemus kirjas, et on teada, et saab suhteliselt tuima panna nende autodega. No, enne rallit ütles ka, et pole saanud sõita, üks ralli jäi ära. Kuidas nüüd nagu edasi, et selleks, et selles junior-sarjas ikkagi ka mingeid kohti püüda, peab saama rohkem sõita või kuidas selle küsimuse mõtted lahendada? On seda üldse praegu võimalik lahendada? Ma ei teagi, ma pean hakkama mõtlema, mis siin edasi saab, et hooaeg on veel pikk ja lisaks junior WRC rallidele on meil ka igast muid rallisi ja mõtteid, et eks näis, tööd tuleb teha. Et mingit kindlat plaani veel ei ole, aga selge on see, et te midagi nagu teete, et ütleme ainult nende junioride rallide peale ei jää, et see ei ole nagu jätkusuutlik iseenesest. No ma arvan küll jah, et ega me ei tea jah, mis me üldse teeme, et nii-öelda kuidas oleks eelarvet mõistlikum paigutada, et võib-olla me leiame mingeid targemaid lahendusi, aga jah, see juniori hooaeg ei ole selles mõttes, need ei ole ainsad rallid, mida me sõita tahame. See nüüd praegu jäi kahtlane jutt, et paremaid paigutusi, et kas on mingi variant, et junioride sarja pooleli või? Ei, ma seda ei ütle, aga lihtsalt lõppude lõpuks mingid asjad ei ole minu otsustada. Kuigi meie järelkasvul ei läinud võib-olla siis nii hästi, kui enne rallit oodati, aga siin olid ka mitmed objektiivsed ja mõistetavad põhjused, eriti Joosep Ralf Nõgesel ja Romet Jürgensonil, kes ei ole, üks ei ole saanud piisavalt sõita, teine ei ole siin Portugalis kunagi varem sõitnud. Et siis võib-olla kogemuste mõttes isegi võib seda rallit pidada ka nende jaoks mõneti korda läinuks, nii nagu ka näiteks Jürgenson oma intervjuus ennist ütles. Aga tervikuna Portugali ralli eestlastel ikkagi väga hea, Ott Tänaku teine koht ja see selline positiivsus ja arusaam, et autoga saab kiiresti sõita ja ta oli see nädalavahetuse valitseja, annab hea tunde minna vastu ka siis juuni alguses Sardiinia MM-rallile.